Tere kõigile! Minu nimi on Mari Breiberg ja ma olen toitumisnõustaja ning täna räägin siis kõigepealt natuke sellest, et kes ma siis olen ja mida ma igapäevaselt teen ja kuidas ma klientidega tööd teen. Ja seejärel tutvustan siis seda, et kuidas on meil eestlastel lood D-vitamiiniga, et miks me sellest üldse räägime, mis D-vitamiini puudus või ka siis liigne tarvitamine endaga kaasa võib tuua ja kuidas siis seda D-vitamiini saada nii toiduga kui siis ka ilma. Ehk toitumisnõustajana räägin mina kindlasti esmalt ka toiduga saadavatest võimalustest, kuid etteruttavalt võib kindlasti välja tuua, et toiduga ennast ikkagi D-vitamiiniga päriselt nagu need vajalikud tagavarad koguda on suhteliselt keeruline, seetõttu tihtilugu tuleb võtta D-vitamiini siiski juurde. Aga lähme kõigepealt algusesse. Mina töötan siis klientidega just toitumise vallas ja eesmärgid selleks võivad olla väga erinevad. Osa kliente soovib kaalu langetada, osa seda pigem tõsta. Mõned kliendid soovivad lihtsalt oma toitumises korrektuure teha, et neid tervislikumaks muuta ja miks mitte ka lihtsalt vaadata üle, et milline sinu toitumise hetkeseis on, et kas see toetab sinu tervist ja näiteks ka laste puhul, et kas see toetab nende kasvuks vajalike vitamiinide ja mineraalide kättesaamist ja nii edasi. Ja toitumisnõustamisi viin siis läbi nii ütleme siis kontaktis, üldjuhul siis kas siis Eestis või Belgias, olenevalt siis perioodist aastast, aga kõige tavalisem viis tänasel päeval on siiski toitumisnõustamist läbi viia läbi internetivõimaluste ja seetõttu need piirid ja asukohad on omavõtte võttes lausa piiritud. Kindlasti hetkel töötan siis eestlastega, nii et kui sinul on huvi vaadata peale oma toitumisele just ka toitumisnõustaja abil, siis mina olen kohe valmis seda sinuga tegema. Sellisel juhul võta minuga lihtsalt ühendust ja minuga saatsid ühendust võtta kas e-maili teel maribreiberg@gmail.com või siis ka minu internetilehe kaudu ja lisan tegelikult need lingid ja andmed kõik ka siia video alla. Aga läheme siis edasi D-vitamiini juurde. D-vitamiin on üks selline elutähtis vitamiin ja võib-olla aastakümneid on temast räägitud rohkem kui sellist luude vitamiinist, aga tänaseks on teadusuuringud ikkagi näidanud, et D-vitamiini olulisus on palju laiem kui luud. Aga kindlasti siis mängib ta hästi suurt rolli kaltsiumi ja fosfori omastamises kehas ja sellest tulenevalt ka kindlasti meie luude tugevus on seotud D-vitamiini tarbimisega. Nii siis ongi siis ka luude ja tegelikult ka hammaste areng on seotud D-vitamiiniga, aga ka näiteks verehüübimine, meie südametegevuse töö või siis ütleme südametöö on seotud D-vitamiiniga. Samuti on D-vitamiinil väga suur roll meie immuunsuse toetamisel ja ka näiteks diabeediriski või siis ka infektsiooniriski vähendav toime on D-vitamiinil. Kui minna nüüd täpsemalt nende haiguste juurde, mida võib siis D-vitamiini puudus endaga kaasa tuua, siis võib-olla enne haigusi me räägime sellest, et inimene, kellel on D-vitamiin väga madal, võib tunda ennast väga jõuetuna, tal on võib-olla isegi stress tekkida sellest, et tal nagu jaksu ja jõudu ei ole. Ja see on see, mis tihtilugu jäetakse tähelepanuta ja võib-olla mõeldaksegi, et ma olen niisugune laisk ja lohakas ja ma ei viitsi midagi teha. Aga tegelikkuses võib olla tegemist hoopis D-vitamiini puudusega ja kui D-vitamiini nii-öelda näidud korda saavad, siis ka enesetunne selles suhtes väheneb ja tihtilugu see laiskus kaob hoopis ära, et tegelikult oled täitsa asjalik ja toimekas inimene. Aga nüüd haigustest, et esimene, millest kindlasti räägitakse juba beebide emadele haiglas, et kindlasti tuleb lapsele anda D-vitamiini juurde juba väga varakult, et hoida ära rahiidi tekkimist, ehk siis jällegi luude probleemideks. Ja täiskasvanute puhul me räägime sellisest haigusest nagu osteomalaatiast, mida siis võib lihtsamal kujul öelda, et on selline luude pehmenemine, mistõttu võib tulla ja näiteks väga palju luude murde
ja muud sellist. Need kaks on nüüd ikkagi sellised haigused, millest me räägime, kui see on selline pikaajaline ja suur D-vitamiini puudus kehas. Piisav D-vitamiini kogus võib edasi lükata diabeedi avaldumist. Diabeedikutel kindlasti tuleks jälgida D-vitamiini just ka sellepärast, et ta vähendab, kui D-vitamiin on korras ja pigem selline, ütleme siis, hiljem me räägime nendest näitudest, aga ikka selline tervislik D-vitamiini kogus, siis sellisel juhul ta võib ka üldse nii-öelda päästa diabeedikut raskematest diabeeditüsistustest, sest teatavasti diabeediga võib kaasneda väga raskeid tüsistusi, ühelt poolt siis jäsemetest ilmajäämine, silmanägemine, neerupuudulikkus ja nii edasi. Et siis diabeedikutel ka kindlasti hästi oluline jälgida oma D-vitamiini taset. Teadlased on näinud seost ka skleroosis multiplexi puhul D-vitamiini puudusega. Samuti me räägime erinevatest autoimmuunhaigustest, mis võivad tekkida, kui D-vitamiini tase on väga madal kehas. Dementsus, infarkt, erinevad pahaloomulised kasvajad. Ja tegelikult see nimekiri on veel väga palju pikem. Et tänaseks on D-vitamiini ja terviseseisundi neid seoseid väga palju uuritud. Kindlasti neid uuringuid järjest ka tuleb juurde, aga nende ühine tulemus tihtilugu ikkagi on see, et kui meie D-vitamiini tase on kehas korras, siis väga paljud sellised tõsisemad haigused meid ei kimbuta. Küll aga ei pruugi ta ju päästa alati sellest haigusest, aga kindlasti need, mis uuringud juba näitavad ka, et tõenäosus haigestuda on madalam ja haigestumise korral tavaliselt ikkagi see, ütleme, see haiguse kulg või tugevus on madalamad. Nüüd ühelt poolt, kui me oleme nüüd rääkinud selle selgeks, et tegelikult nimetatud terviseseisundeid ja haiguseid ei taha tõenäoliselt, ma julgen öelda, et mitte keegi meist ei taha neid. Aga kuidas siis seda D-vitamiini saada? Tihtilugu meile räägitaksegi, et D-vitamiin on päikesevitamiin ja päevitades tõesti D-vitamiini saabki kehas. Ehk sinu keha on suuteline päikse toimel D-vitamiini tootma. Nüüd, mis on eestlaste suureks murekohaks on see, et jällegi teadlased on siis uurinud seda asja ja UV-kiirguse mõõtmised on teinud selgeks, et praktiliselt oktoobrist maikuuni Eestis päikesekiirgus ei ole üldse sellise nurga all ja nii tugev, et oleks võimalik kehalt D-vitamiini toota. Ehk sellisel kujul me võime öelda, et päikese mõjul Eestis elades me oktoobrist maikuuni D-vitamiini ei saa. Erandiks on nüüd need, et kui me läheme kuskile nii-öelda päikesereisile, siis loomulikult seal tihtilugu ollakse ka pikemalt päikese käes ja see tõesti, nii nagu nad ütlevad, päikesereis, lähme tervist turgutama, siis see tõesti nii ka toimib. Küll aga, kui me oleme siin aastaringselt paigas, siis ütleme nii, et ainult päikese peale me lootma jääda ei saa. Nüüd teine pool, kust me saame, on siis toiduga. Ja see on nüüd see osa, mida mina toitumisnõustajana aitan siis alati ka klientidel üle vaadata. Küll aga me jõuame ikka ja jälle tavapäraselt sellise tulemuseni, et toiduga me piisavalt ei saa. Sest kui me vaatame neid toitude koostist, siis täna tihtilugu toitude kvaliteet on juba selline, et kui vanasti me püüdsime lõhe või ahvena puhtast merest, ja sellise hästi söönud ja ise oma toidulauda valinud ahvena, siis täna me peame ikkagi minema sinna poodi ja sellisel juhul me ei saa üldse olla kindlad, et kui kvaliteetne ja hea see kala esviteks on. Nüüd peamised D-vitamiini allikad toidust ongi siis erinevad rasvased kalad ja võib-olla siis siin on hea nimetada ka mõned sellised head näited, et näiteks angerjas, väga hea D-vitamiini allikas, üks parimaid kaladest ka, lõhe, ahven, heeringas, ka näiteks skumbria, meie sõbrad kohalikud räimed, ansjoovised, silmud, isegi vürtsikilust ja sprottidest me saame D-vitamiini ja kui sa neid sööd
praktiliselt igapäevaselt või vähemalt ütleme siin siis korralikud portsud 2-3 korda nädalas, siis on tõenäosus, et sul võib olla D-vitamiiniga hästi ja korras. Nüüd, kui neid süüa ikkagi vähem ja ma nimetan kohe mõned asjad veel, mis meile veel annavad, aga juba siis oluliselt vähemas koguses, et siis sellisel juhul peaks ikkagi testima ja kontrollima, et mis seisus sinu D-vitamiin on. Aga nüüd võib-olla lisaks nendele kaladele, väga hea allikas on veel tursamaks, et kui me saame kuskilt sellist delikatessi, vahel ta on konservina, aga et tursamaks on see, mis annab meile ka päris palju D-vitamiini. Nüüd lisaks kalale me räägime siinkohal ka munadest kindlasti, ehk siis, et munakollases on päris palju D-vitamiini. Üldse erinevates loomamaksades ja üks oluline võib-olla osa, kust siis saadakse, on siis ka näiteks maitseained. Et kui me räägime sellistest asjadest nagu muskaatpähkel, nelk ja kardamon näiteks, siis nendes on D-vitamiini sisaldus päris suur. Küll aga me peame meeles pidama, et kui me vaatame seda suurt sisaldust, siis me vaatame teda ju 100 grammi kohta. Ehk me võrdlevalt võtame 100 grammi. Nüüd, kui me mõtleme, kas ma suudan süüa 100 grammi nelki päeva jooksul mingi toiduga ära, no ega ikka ei suuda. Küll aga on seda hea endal meeles pidada, et kui sa teed mingit magustoitu, et siis lisa sinna näiteks nelki või kardamoni, muskaatpähklit, et tal on oma väga kasulik pool ka, lisaks siis sellele, et ta on selline huvitav maitse ja annab sulle maitsenüansse. Kõige tavapärasem siiski, kuidas teda siis toiduga saadakse, ongi siis, või ütleme sisse söödes saadakse, on siis 2 varianti, et meil on D-vitamiiniga rikastatud toidud, tihtilugu on need siis kas piimatooted või siis ka näiteks margariinid, võid ja siin meil juba lisandub üks hea fakt, et kui me toitumisest räägime, siis D-vitamiini omistamiseks ongi meil sellist sõbralikku rasva sinna kõrvale vaja ja sellepärast tihtilugu need D-vitamiiniga rikastatud toidud on ka rasvadega. Või ütleme siis sellised rasvased toidud on vale öelda, aga et nendes on ka rasvasisaldus piisav. Kui me räägime veel sellest D-vitamiini saamisest korra võib-olla siis need ülejäänud kuud Eestis ehk juuni, juuli, august, vahel juba aprilli keskpaigas juba on lootust päikesele, et siis sellisel juhul me peame meeles pidama nüüd jälle sellist teist poolt asjast, et siin langevad nüüd arstide ja teadlaste arvamused ka hästi lahku, et kumb on siis hullem, kas see päikeses saadav kasulik D-vitamiini hulk või siis näiteks melanoomi risk. Nüüd selleks, et üldse saada vajaminev D-vitamiini kogus kätte, peaksime me, ütleme keskmiselt 20 minutit, mõni teadlane ütleb jälle natuke vähem, mõni rohkem, eks ta sõltub ka väga sellest UV-kiirguse tugevusest, mis meil erinevatel päevadelgi võib samas kuus olla erinev, aga et umbes 20 minutit peaksime päriselt päevitama ja seda siis nii, et vähemalt 30% kehapinnast on katmata. Ütleme siis nii, et kui sa lähed maikaga või lühikese T-särgiga, nägu katmata, prille ei pane, veel parem, kui on lühikesed püksid ka jalas ja oledki selle päikse käes, siis sellisel juhul sa saad suvekuudel selle D-vitamiini koguse võib-olla ka kätte. Nüüd teine küsimus on see, et eestlaste puhul me räägime reeglina siis nahatüüpidest, mis on siis esimene, teine nahatüüp, et me räägime sellisest heledast nahast, pigem teisest nahatüübist, et heledast nahast, suhteliselt heledatest juustest, rohekad hallikad silmad ja nii edasi, et seda nahatüüpi muidugi iseloomustab ka teistpidi see, et meil on ka suurem melanoomi saamise risk. Et seetõttu ma loodan, et keegi nüüd valesti aru ei saa. Minu seisukoht ei ole, et see ei peaks üldse ennast päikesele näitama, aga tegelikult jälle teistpidi öeldakse, et üle 10 minuti ei peakski järjest päevitama ilma siis nii-öelda päiksekaitseta. Ja siit tekib ka natuke see vastuolulisus. Samas jällegi suurem osa teadlasi leiavadki, et see melanoomi saamise risk on siiski väiksem kui D-vitamiinist saadav kasu, et see kaalub ennast üles.
eks seda peab nüüd igaüks ka ise teadma, ja võib-olla ka otsustama, et mis tema jaoks siis olulisem on. Aga, aga kuidas nüüd siis teada, et kas minul on korras selle D-vitamiiniga? Mm, Siinkohal on kõige lihtsam ja kõige kindlam viis on siis teha veretest ja veretesti teevad erinevad laborid, tihtilugu perearstikeskused või perearstid siiski võimaldavad oma patsientidel D-vitamiini testi teha. Küll aga mitte alati, meil on peres väga nige kogemus sellega, kui perearst keeldus D-vitamiini testist ja tegelikult, kui me siis ise tellisime selle testi, siis see näit oli selline, mida nimetatakse juba peaaegu et tõsiseks puuduseks. Enne seda oli tegemist ikkagi väga tugeva puudusega ja kontrolltesti ei võimaldatud, aga see selleks. Suurem osa perearste siiski võimaldab neid teste teha ja teste võiks siis teha vähemalt 1–2 korda aastas. Ja vahel levib ka see mõte, et vaat, et ma suvel päevitasin nii palju, et ma pean järgmise suveni vastu. Siis D-vitamiin on küll selline vitamiin, mida koguneb kehasse, aga mitte ka nagu selliselt nii-öelda väga palju üle, mistõttu me ei saa selle peale loota, et need tagavarad vastu peavad. Uuringud on näidanud, et kuskil veebruariks on need tagavarad täielikult ammendunud, mis tähendab seda, et tegelikult on juba tekkinud puudujääk. Mistõttu minu kindel soovitus on, et ära selle peale lootma jää. Sa võid loota oma väga heale tervislikule toitumisele, eriti kui sa saad selliseid puhtaid ja häid asju, või siis D-vitamiini siiski igapäevaselt juurde võtta. Nüüd, kui sa teed selle vereproovi, siis selle puhul on siis see, et arstid ütlevad ka, et see selline nii-öelda miinimum, mis igaühel peaks olema, on siis 75 nanomooli kilogrammi kohta. Ja kui sa teed selle vereproovi või kui sul on varem tehtud, sa saad oma digiloostada kontrollida, siis sa saad kohe vaadata, et 75 alates loetakse selliseks normi alampiiriks. Nüüd optimaalne ja heaks siis loetakse kuni 120. Vahel öeldakse ka see, et tervislik piir on seal 100–120. Nüüd naiste puhul ma soovitaks sihtida seda 120, sellepärast et 120 nanomooli juures keha kilogrammi kohta on siis jällegi uuringud toonud välja, et ta oluliselt vähendab näiteks rinnavähki haigestumist. Aga ka teiste nende nimetatud haiguste puhul, et me räägime ikkagi sellest tulemusest, mis peaks olema üle 100. Nüüd siin võib tekkida ka see koht, et kui palju siis võib. Mingil hetkel ma mäletan oma tutvusringkonnas ka väga palju nagu propageeriti, et et ma võtan 10 000 ühikut, seda rahvusvahelist ühikut, ma võtan 10 000 päevas ja mõni võttis 20 000 üle päeva ja seda ma ka ei soovita. Kui me räägime nüüd siis nendest näitajatest, siis kui ma ütlesin, et 100–120 oleks selline hea tervislik piir, mida sihtida ja 75 on siis selline nii-öelda tervisliku või siis sellise miinimum, normaalse miinimum, siis kui me räägime D-vitamiinist allapoole minnes, siis kui me räägime 50 nanomooli siis, või alla 50 nanomooli, siis see on juba tõsine terviserisk. Seda nimetataksegi meditsiinis ka tõsiseks D-vitamiini puuduseks ja tänased testid või siis ütleme, et Synlabi ja teiste laborite statistika ütleb, et ümmarguselt 30% inimestest, eestlastest on selles vahemikus ehk nende D-vitamiini tase on alla 50 nanomooli. Ja nüüd mul läheb meelest ära kogu aeg see nimetus, aga alla 20 loetakse siis väga tõsiseks ja sellel oli ka eraldi nimetus, avitoos vist äkki. Aga see polegi nii oluline. Tähtis on see, et alla 20 oleme me selles seisus, kus meie D-vitamiini varud on nii madalad, et see on väga tõsine terviserisk ja sinna ei tohiks kindlasti minna. Olen näinud sellist seisundit oma pereliikme pealt kõrvalt ja see oli selline seisund, kus kõik oligi halvasti. Otseselt, kuna tegemist ei olnud tõenäoliselt väga pikaajalise küsimusega, siis otseselt ei väljendunud veel ühtegi tõsist terviseriket, millele me saame ainult rõõmsad olla. Küll aga selline absoluutne jõuetus, apaatsus, igasugune huvipuudus peaaegu et kõige vastu.
ja see tundubki kogu aeg, et noh, umbes pead magama ja puhkama ja ei jaksanudki üleval olla. Magas mitu korda päeva jooksul näiteks. Ja see on nüüd see, millega me peame ikkagi kindlasti reageerima, et kui tekivad sellised ebanormaalsed väsimused, siis kindlasti tuleb arsti poole pöörduda. Üks nendest võimalustest võib olla D-vitamiini puudus, mida tegelikkuses on lisanditega ikkagi võimalik parandada suhteliselt kiiresti. Nüüd, mis see ülempiir on, et kui me räägime nendest 10 ja 20 000 IU-d ehk rahvusvahelist ühikut, mida sa näed ka näiteks toidulisandite paki peal, et kui vereproovi tulemusena ikkagi see näit on 250 nanomooli ja rohkem, siis sellisel juhul me räägime toksikoosist ja see on ka väga ohtlik. Sellega võivad kaasneda erinevad terviseriskid, näiteks ka neerupuudulikkus ja nii edasi. Et selles suhtes, et kindlasti ei peaks D-vitamiini võtma ülisuurtes annustes ja igapäevaselt ja väga palju ka üle, teadmata oma tegelikku seisu. Ehk ma loodan, et siit jääb kõlama see, et paluge oma perearstilt või laske ise võtta kuskil need vereproovid, et kontrollida seda D-vitamiini taset ja samuti siis see, et ka siis, kui te võtate juurde vitamiini, et ärge jääge selle peale kindlaks. Meie võtsime ka ühte konkreetset vitamiini juurde, mis ei andnud tegelikult väga head tulemust, nii et kordusproov oluliselt hiljem oli tegelikult 57, ehk et me räägime ikkagi sellisest tugevast puudusest. Seetõttu ikkagi teha neid, kui see näit on esialgu väga madal, siis kui väga madal näit on, siis kindlasti arstiga koos panna need doosid paika, kui palju võtta juurde. Ja edasi siis, kui juba on saavutatud selline korralik tase, enesetunne ja kõik on hea, siis räägime rahvusvahelistest ühikutest, täna suuremalt jaolt neid kasutatakse ka näiteks toidulisandite peal. Siis lapsed ja täiskasvanud peaksid võtma igapäevaselt ühe palju ja see on siis 400 rahvuslikku või seda IU-d ehk siis rahvusvahelist ühikut. Ja eakate puhul me räägime siis põhimõtteliselt topeltkogusest ehk 800 IU-d. Kui nüüd see proov ikkagi näitab, et sul ei ole seal 100 ringis see tulemus, siis maksimaalselt on lubatud siis võtta päevas 4000 IU-d, ehk et see on tegelikult oluliselt suurem, kui me räägime sellisest esmasest soovitusest ja säilituskogusest. Aga noh, ütleme nii, et kõigepealt kontrollige oma vereprooviga ja kurb tõsiasi näitab seda, et suurem osa inimesi peabki võtma 2000, 4000 IU-d isegi juurde. Siin hakkavad mängima ka keha eripäred, nii nagu toodud siin välja, et seesama vanus, aga ka meie toitumine, nii nagu rääkisime, aga ka see, kuidas sinu keha omistab. Ja kui me räägime nüüd sellest D-vitamiini toidulisanditega juurde võtmisest, siis siinkohal on hästi oluline meeles pidada, et D-vitamiin armastab rasva, ehk siis võtta D-vitamiin koos toiduga, võtta ta sellisel oma kõige rasvarikkamal toidukorral ja veel parem, kes võtab ka oomega 3 juurde, et siis näiteks võttagi nad ühel ajal või leida selline variant, kus nad ongi koos. Et seetõttu, et sellisel juhul ta imendub kõige paremini ja salvestub samamoodi kehasse kõige paremini. Ja kindlasti siin on oma lugu nüüd ka sportlastega, et nii nagu ka näiteks valku vajab sportlane rohkem, siis ka D-vitamiini puhul me räägime seda, et ikkagi tugeva sportliku koormusega inimestel, kes järjepidevalt teevad tugevat sporti, ehk võib enda kohta öelda sportlane, mitte nii nagu mina, et käin natukene jalutan ja siis mõtlen, et nüüd ma olen kõva sportlane, et mitte seda. Me räägime päriselt ikkagi sportlikust, ütleme siis üle keskmise sportlikust eluviisist ja sportlastest, ehk nemad peaksid ka väga jälgima oma D-vitamiini taset ja nende vereproovi tulemus võiks olla kõrgem kui siis nii-öelda tavainimestel, ehk et nemad võiksid sihtida ikkagi seda D-vitamiini tulemust alates 150. 150 on selline optimaalne sportlaste D-vitamiini tase. Et need on need põhiasjad, mida ma tahtsin täna välja tuua. Ma loodan, et kõik leidsid endale siit midagi head ja huvitavat kõrva taha panemiseks. Võib-olla mõelda ka oma toidulaua üle, et kas sa saad teha neid muudatusi, et anda ka toiduga oma kehale juurde D-vitamiini.
ja ja kuigi meile öeldakse, et oktoobrist maini ei peaks või peaks kindlasti lisandiga juurde võtma, siis tegelikult järjest enam tänased uuringud jõuavadki selle tulemuseni, et D-vitamiini tuleks juurde võtta aastaringselt ja kindlasti puudutab see siis lapsi, kelle luustik on arenemas. Kindlasti puudutab see rasedaid, kelle sees on kasvamas uus elu, ehk seesama elu loomine, rakkude jagunemine, kõik muu vajab väga palju nagu lisatoetust ja samamoodi see D-vitamiini vajadus on rasedatel veidi suurem. Nii et kõige olulisem, kontrollige seda, mis seisus teie keha täna on ja sellisel juhul saate te edasi mõelda ja nõu pidada siis oma ala spetsialistidega. Ja toitumise osas on siis kõik oodatud minuga ühendust võtma, et vaadata üle, kuidas ma saaksin aidata või milliseid nõuandeid ma saan anda, et sina saaksid oma toitumist muuta paremaks ja tervist toetavamaks. Ja ma arvan, et sellega me täna ka lõpetame ja mul on väga hea meel, et sa tulid seda videot vaatama ja soovin sulle mõnusat tervislikku elu jätku.